Seekordses videos avastame Gondwana vihmametsa ning asume umbes siin. Oleme oma reisiga jõudnud Männ jõeäärsesse telkimiskohta, kust alustame oma sõitu 900 meetri kõrgusele mäeahelikku. Ja olemegi mäkketõusuks valmis. Mida kõrgemale mäkke tõusta, seda jahedamaks läheb kliima. Siit algab rada vihmametsa. Umbes sellises metsas elasid miljoneid aastaid tagasi dinosaurused. Nagu dinosaurused olid ka puud siis hästi suured ja kõrged. Õitsvad taimed hakkasid alles tekkima ning vihmametsas vohasid suured sõnajalgpuud. Aga lähme uurime, miks vihmametsad on looduskaitse all. Suur osa vihmametsadest on maha rajutud, mis laseb vihmaveel kiiresti ookeani voolata ning uus vihmamets ei saa tagasi kasvada. Värvilised laigud kaardil näitavad vihmametsade asukohta. Kuna neid ei ole tänaseks palju järgi jäänud, on nad looduskaitse all. Dinosauruste hiilgeajal oli kliima soojem ning sadas palju ning suur osa maast oli kaetud vihmametsadega. Aga kogu meie planeet nägi siis teistmoodi välja. Umbes 200 miljonit aastat tagasi, kui tekkisid dinosaurused, ei olnud riike ega maid, vaid oli ainult üks suur maalahvakas ja ookean. Maailmajahud hakkasid üksteisest lahti tõukuma ning nende vahele tekkisid ookeanid. Dinosaurid maade ja ookeanide liikumist ei tundnud, sest see oli väga aeglane ja võttis aega peaaegu 100 miljonit aastat. Aga umbes 65 miljonit aastat tagasi toimus mingi katastroof, mille tõttu dinosaurused välja surid. Austraalia vihmametsad teeb eriliseks see, et neis on säilinud suur osa dinosauruste aja taimestikust. Vihmametsas teeb vihmametsa sage vihm ja kunagi miljoneid aastaid tagasi sadas maakera peal palju rohkem kui tänapäeval. Kõrged lopsakad puud varjavad enamuse päikesevalgusest ning seetõttu on puud siin kaetud niiskust armastavate samblikega ning metsaalune täis mitmesuguseid sõnajalgtaimi. Need siin on ronitaimed ehk liaanid, puitunud varrega peeniksed taimed, mis ise püsti ei seisa, vaid vajavad päikesevalguseni ronimiseks suurte puude tuge. Loomad kasutavad liaane puulatvade vahel liiklemiseks. See tegelane siin on kaan, kellele meeldib teiste loomade kaasa arvatud inimese veri. Kaanidel ei ole ei jalgu ega silmi, aga nad tunnevad puudutust, soojust ja liikumist. Kuna vihmametsad koguvad niiskust ja vihmavett nagu käst, aeglustavad nad vee äravoolamist ookeani ning siinsed joad on aasta läbi voolava veega. Ehitame siia vihmametsa ühe mudeli. Veemänguplaanidest on alati täiskasvanule teada ning tee tema läheduses.
Kujutame ette, et see samblamass on siin Supermanne Gondwana, kus Austraalia, Uus-Meremaa ja Antarktika on veel omavahel ühenduses. Dinosauruste ajal, umbes 80 miljonit aastat tagasi, hakkas Uus-Meremaa Austraaliast vaikselt eralduma. Maakoor on ka tänapäeval liikumises, aga see on nii aeglane, et meie seda lihtsalt ei tunne. Selline maakoore pidev liikumine tekitab erinevaid pinnavorme, näiteks mägesid. Kujutame ette, et need lehed on vulkaanid. Miljonite aastate jooksul kattuvad kustunud vulkaanid vihmametsadega, kuid maailma kliima läheb külmemaks ja kuivemaks. Maakera poolused kattuvad jääga, ookeanitase alaneb ning rohkem maad hakkab välja paistma. Kunagise ookeani liivasest põhjast on nüüd saanud ilusad liivarannad. Ja sel ajal, kui ülejäänud Austraalia läheb kuivemaks, aitavad mäed vihma kinni pidada ning vihmametsad säilivad orgudes. Aga vaatame, mis siin vihmametsas veel leidub. Seentele meeldib niiskus, seega on vihmametsades palju erinevaid seeneliike. Aga kukeseeni polnud Austraalias varem näinud. Siia rahvusparki sõites kohtasime pargivahti, kes oli pärit Hollandist. Ja tema rääkis meile, et siin vihmametsas leidub kukeseeni. Ma olen kunagi nii palju kukeseeni näinud, kui siin on. Keegi neid siin ei korja, sest nad ei tea, et need süüa kõlvavad ja teiseks rahvuspargist ei tohi asju nagu niigi korjata. Näete, need on kukeseened siin ja vaatame, kui suured nad on. Pole Eestis kunagi nii suuri näinud. Oma reisil järgmisse vihmametsa sisse põigates oskasime juba silmad lahti hoida. Kuna iidne vihmamets rajuti siit kohast juba üle 100 aasta tagasi maha, ei ole tegemist looduskaitsealaga ning asume hoolega seeni korjama. Aga tuleme nüüd tagasi endisesse asukohta. Gibraltar ja Washpool mäeahelikus napilt üle 2 aasta tagasi lõõmanud tulekahjud tegid siinsele loodusele palju kahju. Aga õnneks on loodus taastumas.